muidugi pissipeatus. Roosiõhn ja kõik on ilus. Vaadake, ilus väliköök. Saab tulla kokata, istuda. Ja suht igal pool on sellised public toiletid. Jumal teatud. Siin on väga roheline, jah. Me ei taha enam tagasi minnagi ju kõrbesse. Pole veel näinud. Lämbivad siin mingi tähnad. See kas seletab samal ajal. See on nagu ägeda majalaadi hotell, või ta ei ole nagu... Ma näitan teile vannirüba seni. Tahtsin vaadata, kas meil on külmkapp on ka imeline. 5 lisamaks saab. Chipsid. Vaadake seda vanni. Gorgeous tuba. Normaalne dušš lõpuks ometi. Väga kaunis. Mis siin on? Kapp. Lisapadi. Ja siis on meil ka siin rõdu. Ja sellised naabermajad, toad. Ja see on ka bassein, mida me kindlasti võime ka avastama. Ja vaatame, mis siin veel pärast on. Aga see majutus on suht täis, vaadates seda parklat. Jah, see on kõigest üks pool. Aga jah, et siin pool on päris palju. Tegemist on siis Camden Valley Inniga. Avastasin seal täiesti juhuslikult. Aga ma mõtlesin, et see on siuke vibe, et Gregorile võiks meeldida, kui ta esimest korda nägi seda poole silmaga. Ta oli nagu, no, et mis ghost town see on. Siis ma olin nagu, et ei, et vaata lähemalt. Ja nüüd ta on väga rahul. Ja ma ütleks ka, et see on tõesti väga ilus, armas. Ja siin selle vastas on kohe mingi väga tore rajoon, et võiks täitsa minna veel veits kõndida, kuna 12 tundi autosõitu keha tahab liigutamist.
Kas ma saan siit ka näidata? Me käisime just selles majakeses sees. See oli üli tore ja äge. Aga ma unustasin vlogida. Aga see nägi selline väga cozy välja. Siin on õuelauad ka. Ühesõnaga mega lahe koht. Ma isegi ei teadnud, et see koht nii lahe on, kui ma seda bookisin. Sulle meeldib, jah? Väga. Me teeme hommikused sulpsud. Väga pikk. On aeg asuda Sydney poole teele. Ütleme bye-bye oma majutusele. Let's go. Seda ei olnud vaja. Seda ei olnud vaja, saate aru. Miks sa teed nii meile? Sa olid nii tubli eile. Ja nüüd sa lihtsalt valad kogu oma õli välja või? Kõik hästi. Oli ainult see klaasipesu vedelik lekib. Ehk siis vesi. Ehk siis we are good to go. Okei, oodame, et siis won't do any more surprises. Let's go. Yep. Me oleme pidanud diskussiooni, kuhu sõita autoga, kuhu auto jätta, mis saama hakkab täna, sest et täielik päevalu on seal Sydneys rahvamassi autoga, liiklusega. Nii et hetkel Gregor leidis plaani, et me lähme ühte piirkonda nimega Parramatta, et ta muuta sinna, sõidame ferriga siis sinna Opera House'i sentrisse, lähme seal maha ja tuterdame seal. Aga minu jaoks on probleem, et mis saab öösel, kui auto on nii kaugel 25 kiltsa eemal, kes me saame auto juurde. Et jah, võimalik, et saab mingi metrooga või trammiga, tundub kõige odavam, sest mina ei hakka maksma mingi $100, et Uberiga saada autoni. Aga vaata, meil on seiklus ja jah, ärme üle mõtle ja katsume nautida. Wake up your senses in the dark. Believe you make it through the night. Every shadow calls your name. Every hurt, a spark, a flame. When I can see a thing, I try to feel. Before I turn to fire, I find the ray. I feel the warmth of all healing hands. I'm in the chaos, but yeah, I can breathe. And I fall again into the storm. I dive right in. And I fall again. The road will singing louder. Let that lightning strike. We will dance in power. Darkness to reminds us every word was worth the we're dancing in the storm. Against the flow, yeah, we go. Fight together as we go. I hear the crawling. Avastasime, et siin on olvelaev. Seesama must siin. Ikka tohutu suur. See on jah siin National Meremuuseum. Täna pole vist väga aega ega tahtmist see minna. Vaatame, kas homme on ka lahti. Tulla homme Meremuuseumisse. Nii, Gregor, kuhu meie lähme? Ma ei tea. Tead küll. Me lähme retkele.
paadiga. Ja mida me vaatama läheme? Me lähme ookeaneid avastama. Ookeaneid. Vaadake neid ookeaneid seal. Iso. Piletiga ala, sellepärast siin on veel vähe inimesi. Kamraadidega ilutulestikku. See ei lähe sul suuremaks. Weird. Mega palju rahvast. Kõik on rahvast täis. Ja sinna saarele läks ka veel inimesi juurde. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up all our friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine, we're gonna
head uut alanud aastat kõigile. Meie aasta on alanud väga vihmaselt. Meil siin kallab vihma ja tore asi on see, et siis probleem on nüüd selles, et meil ei ole kojameed ei tööta. Auto oli põhimõtteliselt töö otsa vihma käes ja nüüd on jälle mingi sensor märg või ma ei tea kus, mis kojameed ei tööta, sõita ei saa, sest et vihma kallab järgmised 2 tundi veel. Kui mitte kauem. That's our new year start. Gregorile hakkasid puud meeldima. Saab lugeda, mis kuuga tegu oli. Leidsime järgmiseks aastaks uue spoti. Siit hea vaadata. Siuke soomeväärane hea kivi, kus istuda, graniit. Uhke vaade sillale. Yeah, we'll come here next time. Lego meikse pea. Maksaa $40. Joo. Sest kõva. Nagu kujutan ette, kui sa paned teed samasuguse make-upiga, nagu sa tegid juuksed nagu paari euro peal.
väga äge. Need on need kuulsad. I approve. Kuulsad AI prillid, mille hind on siin 539. Tasub zoom. Jah, näete. Sydneys on nii palju tegemist ja avastamist. Kas või näiteks saaksin vee peal kõndida. Uutta. Siin on pargid, seal oli ilus kirik. Siin nüüd vabalt 2 nädalat tuterdada ja vaadata. Siis jääd ka pooled asjad jäävad vaatamata. All I wanna do is drive you downtown, baby. I'm fading. All I wanna do seda, kui ilusad riided. See on Meieri pood. Põhimõtteliselt nagu Stockmann, mitu levelit ja palju asju. Kui ilus särk, ma nii tahaks seda. 160 töltsi soodukaga, usute või mitte. Palju see dress maksab? Viimane jalutus enne kui hotelli hakkame suundama siit kesklinnast. See on nüüd see nende pilvelõhkujate juures olev ala. Siin on mingi full party lihtsalt. Võtsime jah Ben & Jerry jäätist ja läheme varsti ferri peale. Kokkuvõttes on olnud meil väga hea päev ja nüüd on aeg suunduda meie lukshotelli, mis on siin rajoonis suur ja pilvelõhkuja.
sotside rõdu. Wow, siit saab kõrdu või? What the hell? Telefon ära alla kuku. See on äge. See on mega äge. Me oleme väga kõrgel. Oleme valmis tagasi minema. Mina küll ei ole tegelikult väga pikk sõit, aga hea küll. Sõidame. 11 tundi. Kell on praegu 8. Aga ei jõua 11 tundi. No midagi teha, kõhud on tühjad, minema ennast tankima ja mis tee peale jääb, on mingi üliväike McDonald's, aga tal läheb hästi, sest et inimesi on tohutult palju. Juba lihtsalt kärbsed ründavad, kohe näed, me oleme mingis maa-alas. Jätke rahule mind. Täiesti mõttetu. Nii täis. Me läheme nüüd drive-in'i, kuigi drive-in on ka umbes. Tahaks lihtsalt oma friikaid saada. Mahub päeva. Jaa. Mahub jah. Siin oli just nagu mingi 1200 kilomeetrit. Nii on nii palju, mingi 1056. Ei 1001. Something. Meie Sydney reis on läbi saanud, ääretult äge reis oli, nii et täiega soovitame, kes ei ole käinud. Oleks täiega tahtnud kauemaks jääda, aga me võtsime ainult 4 päeva vabaks, millest 2 päeva oleks sõitmiseks. Nii et tegelikult selleks, et see oleks ideaalne olnud, oleks võinud võtta nädala lõpuni, ehk siis nagu 4 päeva koha peal. Aga no oleks nagu läks ja me oleme ääretult tänulikud, et me saime needki päevad vabaks ja veel aastavahetuseks. Nii aga tahaks tagasi minna juba, et ka rannad läbi käia, sest kesklinn oli küll lihtsalt mega lahe. Kuna me oleme nii palju oma ajast ja elust olnud farmis ikkagi, siis minu see Sydney trip lihtsalt jälle taas elustas selle mälestuse elust, kui me elasime ikkagi veel linnas või noh, tsivilisatsioonis.
tekitas sellise tunde, et ei, et nagu täiega tahaks lihtsalt elada linnas. Ilmselgelt Sydney's tahaks ikkagi varsti tagasi linnakeskkonda kolida ja elada seda tavapärast elu, kus sa saadki üles ärgata, ennast ilust riidesse panna, ma ei tea, minna õhtul välja, liigelda ühistranspordiga, liigelda autoga. See äratust nagu selle mälestuse sellest elust ja tahaks seda juba tagasi. Farmis on ka tore vahepeal olla ja ajusid puhata ja olla selline kaltsaka välimusega ja tegeledagi muude asjadega. Aga kokkuvõttes metslaseks ei taha ka jääda. Mina küll igatsen sellist lille löömist ja ilusate riietega andmist ja muidugi ka inimestega suhtlemist. Et jah, nüüd on aeg, ma arvan, et piletid ära osta, sest meil on jätkuvalt Eesti piletid ostmata ja see andis ka siukse tõuke, et nope, let's go back to civilization. Meie auto pidas vastu, tegi küll vahepeal mingeid vingerbusse meile või noh, põhimõtteliselt iga päev. Esmaspäeval vist oli kõik hästi, kui sõitsime, aga sellegi poolest sai käidud autoga. Kütuse peal läks kahe peale kokku umbes $440, ehk siis 220 nägu. No ma ei tea, kas nii hinnaga lennupileteid oleks saanud, aga kuna me ei ole ju praegu Adelaide'is, siis siit oleks pidanud ikka autoga minema, auto eest oleks pidanud maksma, et parkida. Ei usu, et oleks väga odavamalt saanud. Meile tulevad nüüd juurde veel teemaksud, kuna Sydney's on teedel tollimaksud ja suslikud panid siin aastavahetuseks topelt hinnad, nii et näis, mis sealt veel tuleb, aga noh, ei tohiks ka nagu väga palju olla, pluss veel 2 peale maksta. Majutused olid pigem kallid, aga vahepeal pead lihtsalt ennast triitima, nii et nendest ei räägi, jäime rahule. Lihtsalt kahju, et ei olnud nagu rohkem aega, et käia kuskil muuseumis ja randades ja kuskil haikimas. Et see on ainus, mis nagu jäi praegu kripeldama, aga muidu oli tõsiselt lahe ja igati väärt seda sõitu, seda raha ja seda väsimust, mis meil nüüd tagantjärgi on, aga eks nüüd paneme natuke jälle tööl hullu ja puhkame välja ennast ja näis, mis järgmisena tuleb, et meil on nüüd 8. jälle autosõidu eksam, sest et eelmisest esimesest me kukkusime läbi mõlemad täiesti loll. Eks see ongi kõik raha peale väljas see värk siin, et nüüd vast teisest lastakse läbi, sest allo kõva võib, me oleme 6 aastat sõitnud autoga, et mis mõttes sa meid läbi kukutad. Et see on nüüd meil 8. aga muu peaks olema siin suht selline tavapärane, midagi uut, samad tööülesanded ja ilmaga võitlemine, et lubab siin 45 kraadi järgmine nädal. Et peame selle vastu ja vaatame, mis seiklusi järgmiseks kajastada on.